Ja tervitused veel kõigile, minu nimi on Urmas Vaino, mul on väga hea meel, et saan täna teiega siin koos olla, tõepoolest, siiralt, iga väikene koht alati, isegi kui ta asub suurel territooriumil, on alati põnev avastada, just seetõttu, et need lood, need emotsioonid, need vajadused, ehkki kaugelt kuskilt vaadates võib tunduda, et ühesugused, aga tegelikult ju sisulises plaanis alati erilised. Ja oleme ausad, et siin on mõned inimesed saalis ka, kes teavad, et Hiiumaal on omal kombel eriline koht ka. Mu südam nüüd tunnen läheb ära natuke pateetiliseks, ma tulen ise ka siin õllekapi juurde kohe. Ja, et ei hakkagi sellest pikalt, aga ühe mõtte tahtsin küll täna päeva alustuseks. Ma ei tea, kas sa mäletad või lausa tead kooliajast, kas see fakt on jäänud sulle meelde või mitte, aga sina hiidlasena, mõni võib-olla tunneb ennast üldisemalt natukene saarlasena, mitte siis saaremaalasena, saarlasena, ja eestlasena, üldse inimesena, oled tegelikult üks ülimalt koostöine organisatsioon. Jah, sina isiklikult, sina konkreetselt oledki koostöine organisatsioon, sest inimese sees ei ela organismina, nii nagu meie oleme üks organism, ja, rakkudest kokku pandud. Meie kõrvuti, meiega koos, veel eriti täpne olla, suuremas osas meie sees elab veel erinevat 4 liiki. Bakterid, arhed, viirused, eukaryoodid. Ja päriselt, kui nemad saaksid oma vahel kuulutada välja, et nüüd teeme valimised ja igal ühel on üks hääl, meie jääksime alla. Rakke, neid, kellest meie koosneme, on väga palju vähem kui neid ühikuid seal viiruste hulgas, bakterite hulgas, eukaryotiitide hulgas. Me jääksime mürinal alla. Ja see asi toimib ainult seetõttu, et omavahel suudetakse kokku leppida. Okei, see ei ole väga teadlik kokkuleppimine. Ja? See on ikkagi pika aja jooksul toimunud kokkusulamine ja lakkamatu teineteisega arvestamine. Ja nende liikide juures huvitav on see, et nad ei räägi seda sama keelt. Vastupidi, nad on nagu Eesti erakonnad. Nii kui teist näed, kohe on käsi rusikas taskus, ja? Aga hakkama omavahel me ju saame. Tunneme ennast ikkagi siin olles endana. Ja ma väga soovin, et ka see tänane päev annaks võimaluse vaadata Hiiumaale läbi erinevate huvide, läbi erinevate pilkude ja siis kusagil muidugi tagataskus hoida kogu aeg seda teadmist, et majandusteema, mis meid täna siia toob, on ülitähtis. Ma korra palun, see ametlik pealkiri on siin tulevik sünnib otsustest, aga ma käisin korraks mööda tänavat siin ringi, viisin auto laadima ja esimese raksuga korraks vaatasin, et opa, päriselt, kas on selline pealkiri tänasel konverentsil, kui sa saad selle pildi korraks ekraanile nüüd panna. Hiiumaa 2011 majandusfoorum, oleme reserveeritud. Ja ma mõtlesin, et see on päris hea pealkiri majandusfoorumile. Sest tõepoolest, ma arvan, et kohalikus inimeses on nagu 2 tungi ühest küljest, et kõik oleks lõpuni välja müüdud. Ja teised, kes tulevad ja jäävad hiljaks, enam ei saaks. Või siis teisest küljest reserveeritud, nii nagu eesti keeles mõistetakse seda sõna, et me oleme natukene eemal, iseseisvad. Ärgu teised toppige oma nina siia, sest see on siin meie asi, mida me ajame. Ja ma arvan, et kuskil siin nagu sellises selle 2 äärmuse kuldses sellises vastuolus, ma arvan, et meie tänane päev hakkab ka tiksuma. Kas me siis oleme reserveeritud või ei ole, kas siia lõppu võiks käia küsimärk või hüüumärk, saame siis tulevikus sündivatest otsustest vaadata. Nii, aga sissejuhatus tehtud, tänase päeva kammertoonid antud, nüüd kutsun loomulikult teie ette havasõnadeks Hiiumaa vallavanema Hergo Tasuja. Ja, tere päevast ja aitäh Urmasele, et see oli tugev sissejuhatus, mille järel on ebakindel siin olla. Aga teistpidi jälle natukene kindlam, sest esireast Urmasele otsa vaadata, kes on niikuinii pikk mees ja siin lava peal, et see oli juba ka omaette väljakutse. Et siit seistes ja saali poole vaadata on jällegi kindlam tunne. Aga mul on hea meel tervitada meid siin majandusfoorumil Tulevik sünnib otsustest. See pealkiri võiks sobituda hästi ka aega, kus majanduse kohta kasutatakse füüsikatundidest
tuttavat terminit turbulentne. Rahvusvaheline olukord on pingestunud, ebakindlus, kiiresti muutunud majanduskeskkond. Kõik see on viimastel aastatel märkimisväärset mõju avaldanud. Iga parvlaeva reet ära jäänud reis või hinnamuutus tarneahelas avaldab aga meretaga asuvale Hiiumaale täiendavat mõju võrreldes Mandri-Eestiga. Samas numbritesse vaadates Hiiumaa elanike arv tasapisi kasvab, maksumaksjate arv on kasvanud aastaga 10%, keskmiselt 6156 inimeseni, seda 2822 tööandja juures, mis on 144 võrra rohkem kui aasta tagasi, ja neist 657 on registreeritud siia maakonda. See kasv on strateegilise tähtsusega Hiiumaa jaoks, mõjutab tööjõuturgu, tarbimist, teenuste jätkusuutlikkust. Ja kasv kindlasti ei ole puhtalt statistika. See on suures osas sellesama seltskonna, kes me siin viibime, teadlik töö, selle teadliku töö vili. Kui me vaatame töötute arvu, siis see on jätkuvalt Eesti madalaim, mis on ühtaegu nii tugevuse märk, kui teistpidi risk. Väljakutse leida õigete oskustega töötajaid. Üheskoos oleme üheks prioriteediks seadnud algatuse, millega inseneeriale ja robootikale hoogu anda, arendada selle õpet ning ma usun, et see hakkab vilju kandma ka tööjõu osas. Jätkunud on üle mere veomahu kasv, eriti Sõrud riigiliinil, kui me vaatame aastale 2024, kus aastaringne regulaarne graafik on ennast väga hästi ära tõestanud. Ja täiendavat kasvu hoiab tagasi ministeeriumi tahte või julguse puudus graafikut tihendada. Elektrilevi on iga-aastast investeeringute mahtu meie liinidesse kahekordistanud. Eelmine nädal sai Hiiumaa Saaremaa merekaabel tööle. Ühendused ei ole pelgalt logistika. Kahtlemata on need saare vereringe osa. Ja me ei saa rääkida Hiiumaa majandusest ilma hästi toimivate ühendusteta. Ma ise olen loomult optimist, mis ei tähenda, et puudub arusaam keerulistest olukordadest. Vastupidi, see peaks tähendama valmisolekut keerulistele oludele otsa vaadata ja valmidust neile lahendusi otsida. Ja veel üks põhjus, miks ma peatun positiivsel, on varasemate aastate kogemus siit majandusfoorumilt, kus ma tean, et esinejad valitakse selle järgi, et nad oskaksid intrigeerida ja sõna otseses mõttes näkku lajatada. Aga kahtlemata on see foorum väga väärt ettevõtmine, toob inimesed kokku, saame suhelda, saame uusi teadmisi, vaatenurkasid. Ja kui me tuleme pealkirja juurde, ikka selle esialgse, mitte Urmase poolt välja pakutu, siis otsuseid teevad kahtlemata inimesed. Meie siin saalis, ehk teie, head ettevõtjad, kes te ehitate, kasvatate, toodate, arendate, teenindate, riskite. Teie, kes te olete jätkanud tegevust ka siis, kui väliskeskkond või ümbritsevad olud seda kohati üldse ei soosi. Ma tänan teid panuse eest, mida te olete andnud ja annate Hiiumaa saare ja kogukonna heaks. Et siin elu mitte ainult ei püsi, vaid ka areneb. Tulevik sünnib otsustest. Inspireerivat päeva!